Pärnu poolt Tallinna suunas liikunud sõiduauto Volkswagen Phaeton kaotas juhitavuse Pärnu maanteel vahetult enne viadukti mahasõidul Ääsmäe küla poole. Kas oli juhil soov sinnapoole liikuda või lihtsalt sõiduk kaotas selle koha peal juhitavuse, see pole veel selge. Ei pea olema suur ekspert, et väita, et selle sõiduki kiirus, mis siin täna öösel avarii tegi, oli äärmiselt suur. Masin ise on tulnud seal Pärnu suunalt ja vahetult enne Ääsmäe viadukti siia alla Ääsmäe küla poole pööranud. Ja masin on siis sõitnud läbi sellest metallist teepiirdest, mis on isegi teate väga paks ja võimas. Ta on selle ära lõhkunud ja on siit edasi lennanud veel umbes 150 meetrit ja maandunud seal siis päris suure männi otsa. 2 inimest surma, 1 inimene haiglasse, see on veel ime, et see juht siit sellest autost selliselt pääses. Aga asjaolusid veel praegu selgitatakse. See teadmine oli keskpäeval, kuna teatud protseduurid seoses isikute tuvastamisega võtsid aega, siis pealelõunaks oli informatsiooni natukene enam. Esmaselt kogutud tõendite põhjal juhtis sõidukit 43-aastane meesterahvas. Paraku kahjuks sündmuskohal hukkusid 2 kaasreisjat. Mõlemad olid siis 24-aastased meesterahvad. Kui seda õnnetuse paika vaadata, siis ilmselgelt jääb mulje ükskõik, kas seal uurija on tegutsenud või mitte, et selle auto kiirus on olnud äärmiselt suur. Peab see praegu ka politsei uurimisversioonis mingil moel paika. Tõsi, see sündmuskoht oli selline, kus võib oletada, et sõiduki kiirus oli suur. Lisaks sõidukit juhtinud 43-aastane meesterahvas oli alkoholijoobes, kuid seni kogutud tõendite põhjal kõik sõidukis viibivad kaasreisjad kasutasid turvavööd. Seega ei õnnestunud anda surmale vaba päev, nagu politsei jaanieelne ja selle järgne kampaania soovitab. Igatahes politsei kinnitusel õnnetuse asjaolude uurimine käib täistuuridel ning ilmselt palju infot on võimalik saada autot juhtinud isiku käest.